Jäneseisand pistab nahka rebasisanda lõunasöögi. Pärast seda, kui jänesisand oli oma tarre otsa õige uhke torni püsti aand, tuli teistel elajaloomadel kah tahtmine oma majapidamist kohendada ja sättida. Eks võtsidki kätte ja tegid, mis oskasid. Mõni urgitses põranda alla keldri, teine lõi preuhprauhe ette uued aknaluugid, kolmas tegi üht, neljast teist. Rebaseisandaga võttis nõuks oma tarre katusele mõned uued sindlid kõpitseda. Eks rebaseisanda kavatsus jõund ka jäneseisanda kõrvu, mis nüüd muud, kui et vaja kaema minna, mismoodi vader selle asjaga ka hakkama saab. Kui jõuab rebaseisanda tarre ligidusse, kuuleb ju kaugelt ägedat kõpsimist ja kopsimist. Et kohe kökitabki vader kaks rätsi katuse harja peal ja muudkui aga kihutab nii ägedast naelasi sindli sisse, et ei näe ega kuule enam kedagit ega midagit. Jäneseisand laseb silmaloovis ringi käia ja näeb rebaseisanda lõunasööga aianurkas ootamas. Toitpuha tuli uue plekkämbri sees ja näeb nii kole isuäratav välja, et jäneseisandal hakkas suu sedamaid vett tilkuma. Arutab endamisi, et seda sakkusmenti peab ta ikka küll maitsta saama, enne kui sealt minekut teeb. Eks võtab siis kätte ja hõikab rebaseisandat katuse otsas. Küsib, et kuda eluke läheb ka? Rebaseisand vastab, ei, temal ei ole aega plära juttu ajada, temal parasjagu kibekiire töö käsil. Jäneseisand nüüd pärima, et mis asja vader seal üleval õiendab? Rebaseisand vastab, et katust kohendab vihmad varsti tulekul. Nüüd tahab jäneseisand teada, et kas vaderil ehk abi vaja ei lähe. Vader kostab, et kui lähebki, teab, kus põrgu päralt seda abi siis otsima peaks. Selle peale silub jäneseisand oma vurruse ja ütleb, et omal ajal on ta õige osav sell aamerdama. Ja eitiski kuue selgast, kargas redelit mööda katussele ja kõpsis seal tunni aja jooksul rohkem sindlise paika kui rebaseisand 2 tunniga. Kõpsis ja kopsis see jäneseisand jaksel siukse hooga, et varsti päris väsis. Ja kogu see aeg, kui ta seal sedamoodi ammerdas, kiikas ta muudkui aga aianurka ja pidas mõttes aru, kuidas seda lõunaleiba sealt kätte saada. Kõpsivad jaksel kahekesikke, nii et rebaseisand kõpsib üht rida ja jäneseisand jällegi teist rida, muudkui kõpsivad ja viimaks saab jäneseisand vaderi kätte ja läheb tast kogunisti möödagi. Aga sedamoodi kõpsides juhtus ta läkiste vaderi saba ette jääma. Arrutab siis jäneseisand endamas, et tema küll ei saa aru, mis põrgu päralt peab ühel loomal nii ilmatuma jurakas saba olema. Arrutab sedasi ja togib saba eest hädavaevalt saab seda teha, kui saba jälle jalu sees. No eks see ole ju teada asi, et kui siuksel tuleargil nagu see jäneseisand miski asi hinge täi saab, ega siis ikka miski tead ole loota. Kõpsivad ja kõpsivad vennikesed sealt sedamoodi, kui äkiste rebaseisand poetab naelad käest ja kukub laugama. Püha taevas, jäneseisand, sa oled juba saba kinni kõpsinud, appi jäneseisand. Jäneseisand aga kobib redelit mööda alla ja aab oma jutuvada. Mõelda vaid mina olla rebaseisanda saba kinni naelutanud. No küll on ikka lugu. Mul kohe nii kole kahju, et kohe kõhu võttis õensaks. Eks võtabki rebaseisanda söögiämbril kaane pealt ja kukub vihtuma, vetsutab rohelist ja mugib siirupi leiba, peale kummutab kannu kalja. Kui oli suu puhtaks pühkinud, ütleb, ei, ma pidin ikka vist peast päris segane olema, et ma rebaseisanda ilusa pika saba sedasi kinni kopsisin ja kargab minekule.